palun, ära tee seda. Lähme. See on halb viis vahistatud saada tüdruk. Sa tead, et sa said just kuhiteosüüdistuse kaeleks. Ma just rääkisin oma pojale aususest ja nüüd olen ise silmakirjatseja. Ma pean lahkuma. Ma arvasin, et lollipop on lihtsalt pungakomm. Sama asja. Ütle uuesti. Ma ei kuule sind. Hei no! Aga see on väga lugupidamatu ja vastik, et sa ründad alaealisi. Ma ütlesin sulle, et ta lõi mind niimoodi ja ma lõin vastu. Ta lükkas sind. Jah, ta tegi nii ja siis me hakkasimegi kaklema. Et pane oma asjad maha. Liss, Robi, pane oma asjad maha. Ära seda puutu. Kurat, kas ma võin selle ära võtta? Ma pean selle pildi jaoks ära võtma. See tuleb sul mingil hetkel niikuinii ära võtta. Nii et kas nüüd või hiljem... Sul on õigus vaikida, solem, mida iganes sa ütled ja seda võidakse sinu vastu kasutada kohtus või seaduse ees. See nii on. Alates sellest, mis võib tunduda tühise nääklemisena, kuni pingeliste vastasseisude ja lausa tõsiste naiste kaklusteni. Tundub, et tänapäeval võib peaaegu kõik areneda potentsiaalselt hirmutavaks vastasseisuks. Siin tulebki mängu korrakaitse, kelle ülesandeks on korra taastamine ja rahu hoidmine. Täna vaatame 7 Florida elaniku kummalisi kaklusi. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Alustame tänast osa Palm Coastis, Floridas, kus naine nimega Sofia Zavarich ei lubanud väidetavalt oma kauaaegsel poissõbral kodust lahkuda. Ja kui Flaglari maakonna šerifi asetäitjad reageerisid teatele verbaalsest tülist, asjad läksid kiiresti füüsiliseks. Okei, see on hullumeelne. See on hullumeelne. Ära osuta vastupanu. Kraks! Suur asi. Hia! See on tõhus. Hia! Politseinikud suutsid Sofia kinni hoida, kuid see ei kestnud kaua. Ma lihtsalt istusin siin ja mõtlesin, et toon sulle midagi väikest. Jah. Mis toimub? See lihtsalt tuli ära. Ja. See on hullumeelne. Augu. Anna mulle oma. Lahkus siin. Proovi seda uuesti. Kui see järgmine kord neist välja tuleb, pannakse sulle jalakütted peale. Ja. Muidugi, jah. Aga mina ei ole siiski sees. Tahad aidata? Jah, aga raha. Kogu see segadus, mis mul... Oli. Ja, see olen mina. Ma pole selleks õige inimene. Kui sa surud peale, siis jah. Mis? Sa. Oled? Okei, Miks sa teda kinni haarad? Miks sa teda kinni haarad? Seda on sulle ütle hästi. Kurai. Anna mulle oma käsi. Anna mulle oma käsi. Hästi. Hästi. Okei, peatu. See on väljas. Mul on see käes. See on väljas. Sain kätte. Ai! Noh, sa ei tee meiega tegelikult koostööd. Sofia sai süüdistuse koduvägivallas ja ebaseaduslikus vangistamises, sest väidetavalt takistas ta oma poissõbral ühel hetkel kapist lahkumast. Šerifi asetäitjad esitasid talle ka süüdistuse korrakaitse ründamises ja vägivaldses vastupanu osutamises arreteerimisel. Ta ei tunnistanud end süüdi ja vabastati kautsjoni vastu. Süüdistuse ettelugemisistung on kavandatud augustisse. Järgmisena oleme Clearwateri Family Dollar poes, kus mees viskas väidetavalt kaupa juhataja pihta, kuna viimane ei liikunud tema arvates piisavalt kiiresti. Väidetav relv? Polcom, aga see on ikkagi rünnak, nii et politsei kutsuti kohale. Selleks ajaks oli Dalton Reed väidetavalt juba lahkunud ja peitis end ilmselt teises lähedal asuvas poes. Mis toimub? Jaa. Nii et see tüüp vihastas ja ütles, et viskas ta välja, sest ta ootas järjekorda. Ja ta oli nagu, mul on vaja kuhugi minna. Ma ütlesin, et ma teenindan praegu ühte klienti, mul on sinu ees veel üks klient. Siis hakkas ta minuga ülbitsema, nii et ma ütlesin talle, et ta võib lahkuda. Siis hakkas ta vanduma, võttis pulgakommi ja viskas selle otse minu pihta ning see tabas mind. Ja tehniliselt ma esitan nende vastu süüdistuse. Oli otse kassa juures ja tema on kohe seal tunnistajaks, sest ta nägi seda. Aga ta tegi seda otse esimese kassa juures, nii et ma esitan tema vastu ka selle süüdistuse. Ja seda ka, aga tal on valge maika seljas. Jah, me olime siin varem. Tere, me oleme ikka veel natuke, jah. Ta on peaaegu saanud. Lapsed on seal, jah. Jah, ma näen, kui ma sisse sõitsin, see oli minu bemm, mis parkis. Nii et vaata, olin kassas. Sprite'i ja 2 väikest kotikest krõpse ja mõtlesin, see läks küll viltu. Oli ära minna, jah. Nagu tead küll või ole kannatlik ja lihtsalt oota, jah. Jah, ma lähen vaatan, kas saan video kiiresti kätte.
okei. Sobib mulle. Samal ajal kui mõned politseinikud üritavad välja selgitada, mis Family Dollaris täpselt juhtus, teised otsivad Daltonit. Nad leiavad ta basseinitarvete poe tagaruumist. Kas ta on juba puudutatud? Ma arvan, et ta on sealpool. Olgu, aitäh. Näed, sa saad aru, mida ma mõtlen. Ma mõtlen. Mis toimub, mees? 307 läheb 10 012 ja meesli juurde kahtlusaluse suureks üllatuseks. Suva näid ibas. Hästi. Hästi, tere. Lõpuks, miks mitte? Sul ei ole lubatud lahkuda. Kas mul on hädas? Me uurime praegu midagi. See ongi kõik. Oota korraks, sest mind puudutati just enne sobimatult. Olgu, sest sul ei ole lubatud lahkuda. Olgu, ma näen ära. Sa ei lähe kuhugi. Mitte enne, kui me saame aru. Oota korraks. Leslie, olgu, mis su nimi on? Olgu, mina ei teinud. Mis on sinu eesnimi? Minu eesnimi? Jah, ära tee seda. Ma olen Matt Dalton. Jah. Hinga sügavalt sisse. Olgu. Sa lihtsalt ei tohi lahkuda. Me uurime midagi, mis juhtus Family Dollariseks. Seal on praegu politseinikud kohal. Hästi. Olgu. Nii et praegu sa lahkuda ei saa. Kui kõik läheb õigesti, siis peaksid sa saama lahkuda. Olgu, Leslie. Mis su eesnimi on? Dalton. Ma ei teagi, kuidas sind kutsuda. See on lihtsalt Leslie. Nii et sul on vale inimene. Ei, see on Leslie. Basseinitarbed, kus me oleme. Sina oled Dalton. Mis su perekonnanimi on, Dalton? Reed. See on minu lapsendatud nimi. Muidugi, lapsendasin ta. Jaa, näeme hiljem. See on minu arsti perekonnanimi. Ma olen pärit Missourist. Missouri. Kui kaua sa oled Floridas olnud? Nad peatasid mind eile õhtul. Eelmisel neljapäeval. Olgu. Kas sinuga on kõik korras? Ei, minuga on kõik korras. Ma olen ma ootan. Ootasin kedagi. Ma olen oma telefoni juures. Ei, mu telefon heliseb praegu. See on hullumeelne. Jah, me oleme sees. Tarvike hoidla. Basseniit. Leslie's Basseniit harbed. Suurepärane. Mitte veel. See peaks hea olema. Ma pean ootama, kuni teine politseinik siia tuleb ja teiega räägib, eks? Ma pean ootama, kuni teised politseinikud siia tulevad ja teiega räägivad. Mis juhtus? Sa nägid sood? Ma olen huvitatud. Ma ei öelnud, et sind arreteeritakse. Ma lihtsalt tahan teada, mis juhtus. Tead, ootame, kuni teised politseinikud kohale jõuavad. Nemad saavad sulle öelda, mida nad teavad ja siis saad sina neile rääkida, mis juhtus. Mul ei ole midagi, mul on mu telefon ja Marriotis saadud tekk. Olgu. Siin sai mulle. Hästi, me ootame, kuni teised politseinikud tulevad teiega rääkima. Mis see on? Ma vajan. Ma näen lihtsalt toon oma advokaati. Kurat, ei. Mina olen jumal. Mul läheb hästi. Sul ei ole veel lubatud lahkuda. Filmita. Kas ma võin ühe kalla tunna? Sul on õigus. Sa oled peaaegu siin sees. Kas ma võin nüüd lahkuda? Kas ma võin palun lahkuda? Lihtsalt hakkan veidi ärritama. Kas ma võin palun lahkuda? Palun ma. Ma olen sellest uksest välja. Filmita, Dalton. Sul ei ole veel lubatud lahkuda. Nimi on August. Mina olen August. Kas sul on kõik korras? Või ta võiks meile teise pilgu võtta? Tagasi Family Dollaris on juhataja leidnud turvakaamera salvestise juhtumist. Kas ta oli järjekorras ja üritas seda osta? Jah, ei, ta oli järjekorras ja üritas midagi osta. Ja ma ütlesin talle kogu aeg, et tead, mul ei olnud teist klienti. Olgu. Ta ütleb mulle, et tal on vaja kuhugi minna, tal on vaja autot vaadata, tal on BMW ja see on kellegi tagahoovis. Ja kõik muu. Ja ma ütlesin talle, siis hakkas ta kurtma, et ta ei taha oodata. Ma ütlesin talle, et ta peab lahkuma. Siis ta haaras selle ja viskas selle otse minu pihta. Et ta kavatses osta. Mida ta sellega tegi? Tal polnud midagi käes, võib-olla rahvast sigarette või midagi sellist. Sain aru. Ta tuli siia üles, et ma eeldan, et ta tahtis sigarette. Sain aru. Ma lihtsalt tahan veenduda, et sa ei teinud seda. Kõnnid välja ühegi tootega, siis on meil tuleb midagi muud, millest peame temaga rääkima. Mõtle selle peale. Ta seisis järjekorras, siis ta lihtsalt haaras selle, viskas otse minu poole ja sa näed seda videost. Siis ütlesin talle, et ta siit lahkuks. Ütlesin talle, et ma tahan. Olgu, härra, ta on ilmselgelt vaata sisenenud. Jaa, kas soovite seda proovida? Jah, kas ma saan ülejäänud osa tagasi? Jah, olgu.
me lihtsalt teeme topet. Olgu, mulle sobib see. Me teeme selle, kui prokurör selle lõpetab. Ja, me tuleme selle juurde tagasi. Ja. Lihtsalt loota sisenemise eest. Me lihtsalt peame veenduma, et oled valmis koostööd tegema ja minema. Kõik see selle nimeks, sest kui ei, siis ausalt öeldes me võime kiiresti talle või sa võid neile öelda. Nii et me on see olemas, me toome nad tagasi siia ja siis me... Jah, ma tulen tagasi. Veel, jah. Hästi. Sa pead ütlema midagi sellist. Kuule, sul on siin aastaks sisenemiskeeld. Jah, see sobib. See ongi kõik. Kas sa ütled, et vajab minu juhi luba? Sul pole midagi vaja, sest minu juhi luba on autos. Hästi. Jah. Hästi. Jah, see on tõesti jah. Jah, sa oled kogu aeg siin minu võitsingute pärast. Jah. Meie tegeleme sellega. Hästi. Aitäh teile, kutid. Jah, ma hindan seda. Sellega on Eek Daltonil vanglasse minna. Mul on pudel. Mille jaoks? Augu, Dalton. See on täielik jama. Miks mind arreteeritakse? Miks mulle kääreva pannakse? Ma ei tee seda eriti tihti, aga jah. Ma räägin sinuga. Ta hakkab mind peksma. Ma arvasin, et Sakker tähendab pulgakommi. Samas, jah. Õnneks on see kõik kaamerasse salvestatud ja sul on veel üks tunnistaja. Aga tema oli see, kes oli ebaviisakas. Olgu. 3078 saab ühe korra jääda. Ta on olnud ebaviisakas. See on kõik seaduslik. See on seaduslik, jah. Mida sa tegid? Ta just tegi midagi üle tee. Me otsisime teda. Tänan väga. Ma ei tea. Ma ei... Veel? Ta üritas lahkuda. Ma arvasin, et ma lähen temaga seal kaklema. Ma olin nagu... Politseinikud otsisid Daltoni enne patrullautosse panemist läbi ja leidsid väidetavat klaasist piibu. Mis see siin on? Mis see on? Ära loe midagi. Mis see on? Ma ei tea. Sa ju tead, mis see siin on? Sa paned selle aluspesule. Ma ei tea, mis see on. Ei, see pole kindlasti aluspesu. See pole kindlasti aluspesu. Lase ma vaatan. Ma ei tea, mis see on, sellepärast ma küsingi. Ma ei lähe seda võtma enne, kui mul on kindad käes. See võib olla laadija. Laadija? Jaa. See võib lihtsalt olla... Kas see siin on piip? See on tühi. See on pärit. Ent see orkaanist olen kõndinud. Naljakas kodus ja igasugune jama. Saru? See on moo. See on roosipärg. Roosipärg. Jah, nagu roos. Nagu kaelage roosipärg, nagu rist. Ma ei tea. Ma ei tea ka, sellepärast ma sinult küsingi. Ta ei taha valmis saada. Jah, ma ei taha, et miski mind torkaks. Ma sõrmedega või midagi muuga. Kas seal sees on midagi, mis võiks... See on, jah, minge. Okean, Leelis patarei, väga hea. Sa tahad kakaopulbrit? Kas ma peaksin selle sinu jaoks välja tooma? Tulema siin ja piip, eks? Ma ei lase sul siin edasi minna hagedes. Ma ei lase sul oma enda taskutesse minna. Augu, väga hea. Hästi. Ma küsin sinult viimast korda, sest ma annan kõigile alati selle hoiatuse. Sul pole midagi muud kaasas, sest ilmselgelt lähed sa täna vangi kehalise kallaletungi eest. Kui sul on midagi veel kaasas, pead sa mulle nüüd ütlema enne, kui vanglasse lähed. Sest kui sa lähed vanglasse, siis nad esitavad sulle veel ühe süüdistuse. Kas saad aru? Ei, mul ei ole midagi muud kaasas. Sul pole midagi muud kaasas? Oled kindel? Augu. Astu sisse. Ettevaatustajaga. Tõstke jalad üle. Kuhau, pööra pea vasakule.
Võimud esitasid Daltonile süüdistuse väärteos kallaletungis. Ta ei vaidlustanud süüdistust ja veetis paar nädalat vanglas, vastavalt Pinellase maakonna kohtu andmetele. Nüüd läheme edasi maratonisse Floridas, Florida case'is. Politsei sai kõne mehelt, kes ütles, et tema tüdruksõber viskas tema pihta noa, mis ilmselt lõppes sellega, et ta sai noaga näkku. Kui Danielle Banks sai aru, et ohver oli helistanud hädaabinumbrile 911, ta põgenes autoga vahistamisraporti järgi. Samal ajal suunati üks šerifi asetäitja Danielli jälitama, teised suunduvad sündmuskohale. Jah, see oli väike nuga loomulikult öösel. Või mitte sakiline serv, lihtsalt tavaline, ma ei kuule. Siin. Hei, see on hullumeelne. Ta ei ole selline, see on nagu tere ülemus, kas ma saan teid aidata? See on nagu ei! Puhter kiirelt, kas ma saan teie nime? Jah, pole probleemi. Mulle meeldib see. Ma teadsin, et tal oli minu rahakott. Ma läksin sisse, et oma rahakott kätte saada. Nii ta ütleski. Mis ta nimi on? Marvin? Hei, mis ta nimi on? Tere, minu nimi on John. Jah, ma läksin oma rahakoti järele ja siis nagu, mul on raha, oota, ma pidin just lahkuma. Mis on, Tom? Mis on? Mis siis väidetavalt selle kaootilise olukorra põhjustas? Ohver ütles politseile, et Danielle sai teada, et ta kandis ühele sõbrannale $5 üle ja väitis, et see tekitas suure tüli. Ma ei tea, mis toimub. Kas sa tahad mulle öelda, mis juhtus? Nagu teie vahel? Ma ei teagi, mees. Nagu, ma arvan, et ta vaatas hiljuti mu telefoni. Mis täna juhtus? Või mis iganes, ta vaatas mu telefoni, nägi, et ma saatsin sõbrale $5, tead küll, ühele tüdrukule. Sa saatsid sõbrale $5? Jah, sigaretide jaoks ja ma panin 6, sest ma alati postitan, kui ma inimesi aitan. Mul on mitu sõpra ja nad saadavad raha tagasi, kui me üksteist aitame. Aga ma saatsin talle $5 ja siis ta tuli minu juurde ja ütles, vaata, ning tal oli telefonis ekraani pilt. Ma olin nagu, kuidas sul see telefonis on? Ja see ongi mu sõber. Aga ta ütleb, sa petad mind, sa oled kupeldaja, see ja teine. Ma olen nagu, ma ei ole kupeldaja, ma töötan Home Depotis, ma tulen igal õhtul sinu juurde koju. Kõik on tavaline, me lihtsalt jõime täna. Ja siis ta lihtsalt plahvatas. Ja siis ta lõi mind siia. Ja siis Kaisa, tere. Rebis mu kogu särgi katki. Ma võtsin särgi seljas. Kuidas ta sind lõi? Nii, mida? Millegagi või rusikatega? Jah, aga siis lõpus ta võttis noa ja viskas selle. Otse sulle näkku? Tabas mind näkku. Ja siis ma poleks üldse politseid kutsunud. Kui ta mind lõi, mis iganes kõik see värk, ma lihtsalt kavatsesin oma tõukerattale hüpata, ma kavatsesin minna oma vendade juurde ja olla nagu... Tead küll, sest ta pole mind kunagi varem löönud. Mitte kunagi. Ta pole kunagi vägivaldne olnud. Aga ta ütles mulle, kui me vaidlesime selle üle, et ma saatsin sellele tüdrukule $5, kes elab teises osariigis. Sigaret. Ta suitsetab, minu sõber. Mis iganes, aastaid tagasi lihtsalt sõber. Ta oli kõik, mis ta oli. Ta rääkis oma minevikust või millestki sellisest. Ma olen sellest varem läbi käinud ja ma ütlesin umbes nii. Kuule, see oli... No, ma ei olnud selle juures. Ma isegi ei... Ma ei tea, kui keda ma olin. Sain aru. Lükkada tagasi albusesse. Just seal. Kas ma võin seda peast näha? Sa tead. Ei, meie kaamerad ei ole praegu ühendatud. Kas keegi on ümberringi? Braunil on temaga midagi käsil. Kas nüüd on? Majas. Ma olen kindel. Kui sa just aknaid ei saanud, siis ta veeres maha. Kuidas see või näe? See on roheline nuga. See on nagu filee nuga. Nuga? Või nagu väike. See ei ole see sakilise servaga praenuga. See on terava servaga. Saad aru? See on nagu nii pikk. Ja siis nagu lõi mind. Ja see ehmatas mind ära. Ma poleks kunagi helistanud, aga ma oleksin võinud vanduda nagu mees. Kui kaugel ta sinust oli, kui ta selle sinu poole viskas? Võib-olla umbes 1,5 meetrit. Kas ta viskas selle ülatkäe, altkäe või lihtsalt niimoodi? Jah. Kui kaua te olete koos olnud? 14 kuud ja meil pole kunagi varem selliseid probleeme olnud. Te olete siin olnud 14 kuud? Umbes nii. 14 kuud või 12. 12 kuud või poissõber ja tüdruksõber? Jah, me kohtusime umbes 14 kuud tagasi ja siis hakkasime umbes 2 kuud hiljem käima ja sebima. Okay. Kõik on olnud hästi. Meil on olnud vaidlusi, aga midagi füüsilist pole kunagi olnud. Tema pole kunagi vägivaldne olnud. Mina pole kunagi vägivaldne olnud. Täna pani ta käed mulle külge ja ma mõtlesin, et nüüd on kõik läbi. Ja ma ütlesin, et hakkan oma asju pakkima. Ta ütles, et sa pead minema. Ja siis ma hakkasin lahkuma. Aga ma tulin tagasi sisse ja ütlesin, et mul on vaja oma rahakotti, sest seal on mu isikut tõendavad dokumendid. Seal on kõik, mida mul vaja on. Ja tead nagu, igatahes, ta oli mind juba löönud, ta lõi mind. Siis ma läksin ära, see oli esimene kord, kui ta mulle üldse käed külge pani. Ja ma tahtsin ära minna, siis sain aru, et mul pole rahakotti, nii et ma ütlesin, et tulen tagasi sisse.
tema ütles, sa pead siit lahkuma. Ja ma ütlesin, et ma tahan ainult oma rahavotti. Tema ütles, sa oled kupeldaja. Sa oled see ja teine. Ma ütlesin, kuule mees. Kas tal on ravimeid? Ei. Olgu. Ma näen, sul on see punane joon ümber krae. Kas see on sellest, et tema rebis su särgi? Jaa. Ma võtsin särgi ära. Ma vahetasin särgi enne, kui te kohale jõudsite. Olgu. Kas sa tahad avalduse kirja panna? Kas sa tahad avalduse kirja panna? Tegelikult mitte. Ma mõtlen nagu... Ma lihtsalt tahan selle ära teha. Mul on plaaster peal. Ma tahan tööle minna. Ma tahan oma asju hiljem. Ma ei tea isegi mees. Ma tean, et see kõlab hullumeelselt. Mis juhtus su rannega? See on so puu. Või kas see on veri, mis tilgub? Minu pealt see tilkus palju teisi. See ongi selline... See ehmatas mind, kui ta võttis noa või midagi sellist. See oleks võinud minna tagasi sisse ja kõik oleks korras olnud. Aga see tabas nagu eest poolt. Ja siis ma sain aru, ma tundsin, kui lähedal see oli mu silmale. Ta oleks võinud mu silmast ilma jätta. Sa pead seisma ees. Kui sa tahad kirjutada ühe, siis kirjuta üks. Kui sa ei taha kirjutada, siis lihtsalt kirjuta, et sa ei taha kirjutada. Jah, muidugi. Veel. Anna mulle mu särk. Ma arvan, et sellest piisab, eks. Ma ei teagi, ma ei taha, et tal oleks pahandusi, aga ma arvan, et ma ei taha teda sinna. Ma lihtsalt tahan oma asjad tagasi saada. Jah, ma tahan saada oma asjad kätte. Hoida korda ja lahkuda. See on kõik, mis mind huvitab. Ma tahan lihtsalt oma asjad võtta ja minna. Vaba töö ja tunda end elusana. Ma lihtsalt mõtlen, ma ei tunne end üldse ohvrina, tead, aga ma eelistaksin lihtsalt oma asjad kätte saada, lahkuda ja lasta tal oma teed minna ning minul oma teed minna. See ongi kõige tähtsam. Ma tahaksin küll. Vähemalt näiteks näha nuga põrandal, et saaksime selle ära võtta ja nii ei visata seda kellegi pihta. Ta ei ütle seda enam uuesti. Omadus. Ta ei viska seda. Ma ei ole siin, aga ta ei ole selline vend. Ta ei ole selline seal... minu jaoks, ainult üks kord. Olgu, ärme siis anna ütlust. Nii et siia lähevad sinu nimi, teine eesnimi, aadress, telefoninumber, sünnikuupäev. Ja kus see kõik toimub? Näiteks köögis? Jaa. Köögis? Täna on 11 kurat küll. Jah, ma ikka veel töötan öises vahetuses. See on olnud meeskonnad 2025. Sünnikuupäev. Kas te mõlemad olete sellel või vaesus? Ei, sellepärast ma lihtsalt lahkun. Ma ei taha, et ta kaotaks oma koha. See on tema koht. Jah, ma ei taha üldse, et ta kaotaks oma koha. Nii et ma lihtsalt tahan nagu... Ma tegelikult ei tee midagi. Ma lihtsalt ei ütle midagi. Monroe maakonna šerifi asetäitjad lasid tal oma asjad haagismajast kokku korjata ja tema vend tuli talle järele. Samal ajal leiti Daniel üles ja peeti kinni. Tere. Ja, kas sul on midagi selle vastu, kui ma sinu õe või venna tütrest pilti teen? Miks? Lihtsalt pean teist pilti tegema, teist mõlemast, tead küll. See on sinu autost, tead küll. See on okei. Ma ei hakka ütlema nagu ilmselgelt saab aru, kas see on jälg autolt või millestki muust. Sa lihtsalt teed pilte. Ma teen pilte sinu kätetest ja ma panen need käerauad sulle peale. Kas see sobib sulle? Ma arvan, et sa võid välja astuda, kui soovid. Ma lihtsalt kontrollin sinu õetütre jaoks. Ei, see on üsna paks, nii et kleit ei lähe alla. Kaamerast eemal. Nägu. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma lähen siit? Poolt. Hästi. Pööra minu poole selg. Veendu, et su küünarnukid oleksid paigas. Pane käed.
Šerifi asetäitjatel oli läbiotsimisluba, et tulla tagasi ja läbi otsida Haagis, et nuga üles leida. Šerifi büroo läbiotsimisluba! Šerifi büroo, korrake, šerifi büroo. Oota. Ma ei tea, kas see on siin või seal. Astuke veidi paremale, väike samm paremale. Delta 65. 1 kood 5! Olgu. Arvan 73. 73, vaid 30. Alati küljel või taga. Teeme nalja, teeme lollust. Sellega koos. Kilp, nüüd liigum vasakule. See läbiotsimine on hea näide korrektsest protseduurist praktikandi jaoks. Põhimõtteliselt tegime me just ohutuskontrolli selles hoones, et olla kindlad, et kui me otsime, on keskkond turvaline. Nagu turvaline sündmuskoht. Eks? Meil on õigus sellele kinnistule siseneda, kuna me saime just läbiotsimisloeks. Otsime seda kadunud nuga. Sina mine veendu, et see on ohutu, eks. Me otsime inimesi, mitte esemeid. Me tuleme tagasi välja, loeme läbiotsimisloa ette. Kui keegi on siin või kui kedagi ei ole, kui keegi oleks siin, loeksime talle ka Miranda õigused ette, et ta mõistaks oma õigusi enne rääkimisteks. Nad ei pea rääkima, aga neile loetakse Miranda õigused ette kohe, kui nad siia jõuavad. Kui keegi lahkuks sellelt kinnistult ajal, mil me hakkame läbiotsimist teostama, võiksime nad peatada. Kui keegi tuleks kinnistule, võiksime nad samuti kinni pidada, eks. Nii et nii kinnistule tulevad, kui ka sealt lahkuvad inimesed, võib läbiotsimisloa täitmise ajal kinni pidada. Nüüd teete järgmisena video elukoha seisukorrast, eks. Kuidas see praegu oma loomulikus seisukorras välja näeb enne igasugust läbiotsimist? Ja sealt edasi jätkame me juba. Otsime kõik läbi, leiame noa. Mis on ainus asi, mida me otsime? Teeme sellest enne ülesvõtte, kui selle üles võtame. Šerifi asetäitja Rivera leidis noa esimesest magamistoast, mis lamas põrandal. Saate teha PVC video ja salestada selle tunnistuse ajal. Šerifi asetäitja Rivera leidis rohelise käepidemega noa esimesest magamistoast. See võetakse üles ja kogutakse tõendina ja märgistatakse. Daniel arreteeriti ja šerifi büroo soovitas esitada süüdistuse raskendatud kehalises väärkohtlemises. Kuid kohtutoimikute kohaselt keeldus väidetav ohver süüdistust esitamast, nii et prokurörid lõpetasid asja. Kodused tülid võivad mõnikord eskaleeruda. Ma mõtlen, et politsei peab sekkuma. Me näeme seda sageli laste hooldusõiguse juhtumites. Aga kui vanemate omavaheline nääklemine viib selleni, et valetatakse õiguskaitseorganitele, siis võivad tagajärjed väga kiiresti tõsisemaks muutuda. Just nii juhtus ilmselt Melbourne'is, Floridas. Väidetavalt kestnud hooldusõiguse vaidlus viis selleni, et naine nimega Melissa ja Noon helistas numbrile 911. Nii et minu endine on nüüd, ma just helistasin, ma arvan, et ta puritarvitab seksuaalselt minu tütart. Olgu, nende vastu pole mingit survet võidelda. 2090. Olgu. Ja, mis su nimi on? Olgu, ja vist paneksin arvama, et ta seksuaalselt kuritarvitab su tütart. Ma nägin seda oma silmaga videokaamera kaudu. Ma helistasin talle FaceTime'is ja ta oli voodis alasti, hoides oma suguelundit mu tütre juures voodis. Ta on 8 kuud vana. Ma juba tean, et tal on insestisuhe oma õega. Ma juba tean, et ta elab oma õega, sest ma sain teada, et nad olid... Ma viskasin ta välja, sest sain teada, et tal oli seksuaalne suhe oma õega. Ja nüüd elab ta temaga, sest tal pole kusagil mujal elada. Ja nii ma helistasin talle täna hommikul koos oma pojaga. Ja ma mõtlen, mis toimub, sest ma olen nagu, miks sa oled? Ja siis ta pani telefoni käest ära. Ja ma olin nagu lihtsalt, mu süda on murtud, ma olen nii löödud, ma ei tea, mis toimub. Täpselt nii. Melissa ütleb, et tema endine käitus nende imikust tütrega seksuaalselt sobimatult. Melissa nõustus kohtuma politseinikega poe parklas, et avaldus esitada. Ja selgub, et politseinikud teadsid palju rohkem, kui Melissa arvab, et nad teavad. Kuidas teil täna läheb? Pole vida, kuidas sinul? Mis toimub? Nii et Paul, meil oli just tõsine tüli. Ma olen lihtsalt valmis ettevaatlikult sulle rääkima, mis täna juhtus. Jaa, bro. Nii et täna
minu endine on öelnud, tead, ma lõpetan talle helistamise, sest iga kord, kui ma seda teen, kasutab ta seda võimalusena minu rolli emana õõnestada. Kutsub iga päev politsei, lastekaitse iga päev nagu teine juhtum ja Peetu ütleb, et me ei saa aru, mis toimub. Ja nii igatahes täna hommikul ma helistasin talle, ma nägin midagi. Tere! Sa oled tubli. Võta rahulikult. Ma näen, et tema naine on maalitud, sest asi on selles, et ma tahtsin FaceTime'i teha. Ta tahab FaceTime'is rääkida mu pojaga ja ma arvan, et ta on harjunud, et me helistame hiljem, sest ma tavaliselt magan kaua, aga mis igales. Nii et ma ärkasin natuke varem üles ja me helistasime ning ma arvan, et tabasin ta ootamatult. Ja siis tal on telefon käes ja ma olen nagu, mis toimub? Ma küsisin, kus beebi on? Miks? Kus on tema mähe? Ja siis ta laseb telefoni käest ning ma näen lihtsalt, et tema naine on värvitud. Ja siis, okei. Ma läksin endast välja, ilmselgelt panin ma telefoni ära ja helistan kogunenud ja helistan tagasi. Okay. Ja siis on tema õde taustal, kellega muide tal on imelik ja intsestlik suhe, mis ongi põhjus, miks me enam koos pole. Ja nüüd sellepärast ta seal temaga elabki. See on imelik. Ja ma oleksin pidanud teadma ja ausalt öeldes, sellepärast ma olengi nii, sest ma tegin seda, aga tema röövis ta lastearsti kabinetist. Ma kutsusin politsei, aga nad ei saanud midagi teha. Ja, prua. Ma saan aru. Nii et ma jätsin selle sinna paika ja siis täna hommikul, kui ta jälle helistas, filmis ta seda ja ma pandsin rinnahoidet ilma õlapaelteta, hoidsin oma poega süles ja ta üritas väita, et ma teen oma pojaga midagi sobimatut, sest meil oli elekter ära. Nii et me nime ta magas ilma särgita ja me räägime temaga telefonis. Nüüd on ta õde taustal, kes saldastav ja üritab mind millegi pealt tabada. Ja see ongi täpselt see, millega ma pean tegelema. See ongi nii, et ta teeb midagi, siis kutsub politsei ja üritab öelda, et see oli mina. See on teine näide. Me olime just seal Walmartis, sest ma proovisin teha õiget asja ja osta oma tütrele vankrit, kuna tal ei ole raha. Ta on töövõimetuspensionil. Nii et ma kohtun temaga seal ja ütlen talle, vaata, ma kavatsen selle ära katta. Siin on kirjas proua Guerrero. Ilmselgelt ei taha ma, et see jääks minu kaela. Ma ei ole kunagi olnud see ja ma ei saa ta kunagi olema ilmselgelt. Nii et tema, ma arvan, solvus. Ma ei tea, miks. Sest nagu ma ütlesin, ma viskasin su välja ja ma ei ole sinu õde. Nii et ta viskab minu poole piimasegu paki ja siis kutsub politsei ning ütleb, et ma lõin oma tütre pead. Me nägime seda raportit. Me ei muretse selle pärast. Me muretseme ainult selle pärast, mis täna juhtus. See juhtuski täna. Kas ta siis lamas temaga voodis alasti? Samal ajal, kui te olite FaceTime'is ja nii edasi, kas sa nägid midagi, mis näitaks, et ta oli alasti? Ma nägin tema. See on kõik, mida ma nägin. Ma sattusin paanikasse. Ma taotlesin enesevalitsuse. Ma hakkasin kõvasti nutma. Ma sõna otseses mõttes. Ma helistan politseisse ja kõik. Ma helistasin, proovisin talle tagasi helistada, nagu ma ütlesin, et proovida saada ja siis ta tuleb välja. Ma üritan öelda, okei, võib-olla oli see arusaamatus, aga siis näen tema õde taustal mind telefoniga filmimas. Ja tema ütleb, miks sa olid voodis oma pojaga, ilma oma, mida sa tegid oma pojaga? Kas ta oli riietada sel hetkel? Ta oli riidas, täiesti riidas, just midagi oleks juhtunud. Sellega ma pean tegelema, sest see on nagu suits. Ja kiifid üritab ta kõike teha. Kõik arvavad, et ma olen mingi koletis, nagu te nägite Walmartis. Aga see oled sina? See ei ole nii. Okei, kas sa saad mulle kiirelt ühe teene teha, kas sa saad oma parema käe tõsta? Kas sa saad oma nime öelda? Melissa tead küll. Vabandust? Melissa tead küll. Ja sinu sünnikuupäeval. Ja kas sa pannud, et kõik, mille mulle räägid, on tõde ja ei midagi muud kui tõde? Nõnda aidaku sind Jumal. Jah, härra. Nõnda aidaku mind Jumal. Hästi, suurepärane. Hästi. Niisiis, Lady Melissa. Ma tahan teile teada anda, et me käisime seal ja kontrollisime teie lasteks. Kas on midagi, mida soovite kohe üles tunnistada? Ma ei tea, mida. Olgu. Nii et me läksime sinna ja rääkisime temaga kogu selle aja, kui videovestlus käis. Kogu aeg salvestati FaceTime'i kõne. See oli enne, kui ta... Ei. Oota korraks. Ma räägin praegu, eks? See salvestati kogu aeg. Ja me nägime kogu selle aja, kui ta hoidis teie tütart. Palun ärge arreteerige. Mine. Palun. Tule siia. Palun ära arreteeri mind. Palun ära tee seda. Peatu, su poega on Aaros. Ära tee seda. Peatu. Aitab küll. Kas ma võin surra? 25 milli. Pööra ümber ja vaata nüüd auto poole. Meil on naisterahvas vahi all valeandmete esitamise ja ametnikule vastuhakkamise eest. Pööra ümber ja vaata sõiduki poole. Mul on sellest küllalt. Ja, prua. Alusta temaga. Tere, sõbad. Kas sinuga on kõik korras? Tere. Mis toimub? Temaga on kõik korras, eks? Mul on sulle üks küsimus.
kuidas sul täna läheb? Olgu, lihtsalt vaata natuke aega otse ette, palun, eks. Räägige. Kas sul on meditsiinilise kanepi kaal? No jumal. Mine võta kiiresti kotti, et nad ära ei lendaks. Jää täpselt nii. Ära liigu. Kas saad aru? Jah, härra. Kas saaksid siia tulla, et oma poeg kaasa võtta, palun? Olgu. Me oleme Baldwinsi parklas teisel pool, peaaegu Paradise Boulevardi lähedal seal pool. Aitäh. Mul ei ole valikut. Igaühel on valik. Ma tegin valesti. See on minu süü. Vabandan. Jaa, ei. Ma tean, et mind arreteeritakse. Mul on vaja advokaati. Kas ma võiksin palun advokaadi saada? Kas ma võiksin palun advokaadi saada? Mul on vaja advokaati. Advokaat. Palun, kas ma saaksin advokaadi? Palun, mine ja nihuta end sinna sissepoole. Advokaat. See on korras. Ma teen igaks juhuks kiiresti kõik vajalikud toimingud ära ja siis liigume edasi, eks. Tean, kuigi selle osaga, millega sa pihta saad. Enne kui me sulle küsimusi esitame, pead sa oma õigustest aru saama. Sul on õigus vaikida. Kõiki, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Sul on õigus enne küsimustele vastamist rääkida advokaadiga või lasta advokaat ülekuulamise ajal enda juures olla. Kui sul ei ole võimalik advokaati endale lubada, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Kui otsustad nüüd ilma advokaadita küsimustele vastata, sul on ikkagi õigus igal ajal vastamise lõpetada. Sul on samuti õigus vastamise igal hetkel lõpetada, kuni oled advokaadiga rääkinud. Kas sa saad aru nendest õigustest, mida ma sulle selgitasin? Ja pidades neid õigusi silmas, kas soovid meiega rääkida? Ja, pro. Jah, lihtsalt mine ja vaata järgi. Laps, isa on teel, lihtsalt oota, kuni isa jõuab kohale. Et ma annan sulle kindlasti teada, mis toimub, eks. Lasime tal enne ütlust vanda anda ja nii edasi. Siis ütlesime talle otse, et ta pole meiega aus olnud. Sel hetkel üritas ta meie eest põgeneda, nii et pidime füüsiliselt sekkuma. Ta tegi mida? Ta üritas meie eest ära joosta, nii et pidime ta kinni võtma ja nii edasi. Tema oli autos, pööras ringi ja küsis temast, mis toimub. Ilmselgelt pidime tegutsema. Pidime tegema seda, mida tegime. See toimus, eks. Kõik on korras seda. Kas sul on kõik korras? Sa võtad need ja kõik muu endaga. Olgu, kas sul on meie jaoks küsimusi? Mul ei ole midagi, aga aitäh. Nii vastik, kui see kõik kõlaks. Kas meil on mingi kleepse või midagi sellist? Ma saan küll. Ma saan ta nüüd õigele teele suunata. Olgu. Niis. Tahad kleepsus, sõber? Olgu, vaatame, kas meil on sulle kleepsusid või midagi muud. Olgu, anna mulle 5. Sinuga on kõik korras. Tugel meid. Sinuga on kõik korras. Sinuga on kõik korras. Sinuga on kõik korras. Ära muretse. Ma tean, et see saab olema hullumeelne, aga asjad lähevad tagasi normaalseks. Ja nii ka sinu jaoks. Kui tead, mida iganes sul vaja teha oma poolt seoses lastega ja hooldusõiguse kokkuleppega. Lihtsalt võta ühendust oma advokaadiga ja vaata, mis on sinu järgmised sammud. Jah, mul pole isegi advokaati, aga mul on esmaspäeval vahetuskohtumine. Kui Melissa endine mees paneb nende poja autosse, Melissa hüüab talle patrullauto tagaistmelt. Ma armastan sind. Vabandust selle pärast, kallis. Ma armastan sind. Ma armastan sind. Ma tegin valesti, kallis. Ma tegin valesti ja mul on kahju. Ma armastan sind, kallis. Ma lihtsalt proovisin sind kaitsta. Ma armastan sind. Ma tean, et sa lihtsalt teed oma tööd. Ma tean, et sa lihtsalt teed oma tööd. Oldu. Ma tean seda. Ma ei tea, mis teiega toimub. Ja ma ütlen, et sa oled halb inimene. Saan sellest aru, härra. Ma tean. Ma aktsepteerin kindlasti oma tegude tagajärgi. Ma tõesti aktsepteerin. Ma tean, et sa lihtsalt teed oma tööd. Ma saan aru. Ja ausalt öeldes ma lihtsalt proovisin ka oma tööd teha, aga ma lähenesin sellele valesti. Ja ma arvan, et nüüd pean ma lihtsalt tagajärgedega toime tulema. On nagu on. Nii et ma annan alati kõigile ausa võimaluse mulle ausalt rääkida, mis juhtus. Ja see on minu süü. Ma valetasin vandal ja seda ma teen. Ma poleks tohtinud seda teha. Ma just rääkisin oma pojale aususest. Ja see on, mina olen silmakirjatseja. Ma saan aru. Vabandust. Me peame tegema seda, mis on meie laste jaoks parim ja nii edasi. Aga mõnikord tähendab see neile õige tee näitamist, mitte vale, eks? Nüüd kahjuks. Teie poeg pidi nägema, kuidas teid vahi alla võeti ja me üritasime asju teistmoodi lahendada, kuni te hakkasite meie eest põgenema, eks? Ma saan aru. Ma peaksin. Nüüd on kõik mulle selge. Ma poleks pidanud.
ma poleks pidanud. Aga ma helistasin sellele abi šerifile, kes tahtis sinuga kohtuda. Ma juba helistasin talle ja rääkisin temaga ning andsin talle teada, mis toimub. Olgu. Nii et sa ei pea nende pärast üldse muretsema. Nad tulid põhimõtteliselt olukorra pärast kontrollima. Olgu. Melissas sõnul polnud tal muud valikut, kui väidetavalt esitada valeavaldus seksuaalse väärkäitumise kohta. Noh, ma arvan, et ta sai, mida tahtis. Ta on juba ei tea kui kaua tahtnud, et mind arreteeritaks, nii et hästi. Naljakas on see, et see ongi minu enda süü. Teeme süžee pöörde, aga mis siis ikka? Võib-olla rahuneb ta nüüd maha, kui ta lõpuks sai, mida tahtis. Võib-olla lasete selle lihtsalt minna. Ma ei tea, tõenäoliselt mitte, kes teab. See on hullumeelne. Ta kutsub iga päev minu peale politsei. Esimene kord, kui mina seda teen, arreteeritakse mind. See on minu jaoks huvitav. Väga huvitav. See maailm on hullumeelne. Melissa arreteeriti ja talle esitati süüdistus valeteate esitamise eest lapse väärkohtlemise kohta ning vähem kui 20 grammi kanepi omamises ja ametnikule vägivallata vastuhakkamises. Ta nõustus lapse väärkohtlemise kohta valeteate esitamise süüdistusega, ent süüdi tunnistamata ja talle määrati 2 aasta pikkune järelevalvega katseaeg. Tõenäoliselt oled näinud päästearmee kellalööjaid jõuluhooajal poodide ees oma klassikalisse punasesse ämbrisse annetusi kogumas. Kuid Martini maakonna šerifi asetäitjad avastasid väidetavalt, et nad pidid ühe vabatahtliku jõulud eelmisel aastal ära rikkuma. Ta veedab jõulud vanglas. Palun. Seda sellepärast, et väidetavalt kasutas kellalööja annetuskoppa hoidvat statiivi relvana, ähvardades Publixi juhatajat poe ees pussitada. Härra, kuhu te lähete? Jaa, kuule mees. Kuhu sa lähed? Ta läks sellel tänavapoolel põhja suunas mööda Cannoni tänavat. Hamras! Tal oli peas nokamüts, seljas seljakott. Heledad, sinised teksad, sinine T-särk, tõenäoliselt 60-ndates, hallid juuksed. Ja ta on terve kuu meie ukse kella helistanud. Pole olnud probleeme. Ma arvan, et ta oli purjus või midagi. Ta tuli poodi, läks loterii järjekorda ja hakkas karjuma ning lärmi tegema poes. Olgu. Ja ma läksin talle ütlema, et ta peab lahkuma. Ja ta voltis kokku posti, mis hoiab ämbrit. Ja ta... Õige? Ja, kas sa tahad süüdistust esitada? Jaa. Olgu, kas ma lähen vaatan, kas ma leian ta üles? Olgu. Jah, ta liikus sellel pool tänavat põhja suunas. Olgu, ja ta on tavaliselt iga päev siin? Ta on viimase kuu jooksul iga päev siin olnud. Olgu, hästi. Täna polnud enne probleeme. Hästi. Aitäh, mees. Ja. Šerifi asetäitja sõidab piirkonnas ringi, otsides kedagi, kes vastaks kahtlusaluse kirjeldusele, aga tal ei õnnestu kedagi leida. Üks meestest ütles, et ta töötab ka selles alkoholipoes, aga ma pole teda varem näinud. Ta tegi päästearmee korjandust. Olgu. See on sama probleem nagu Steve'iga. Marsruut 3, 2, 6, 5, 1, sadama relvalatu. Kas sul on tõenäoliselt kaamera? Jah. Kas sa annaksid mulle selle? Kas sa annaksid mulle sellest koopia? Jah, ma saan selle sulle välja printida. Jah, ma olin just siin. Kui see kõne tuli, ma ei tea. Ma ei tea, mida ta lõpuks tegi, aga ta läks, nagu ma ütlesin, ta läks. Ta järgnes sellele kõnniteele ja hakkas liikuma põhja poole. Okei, tänava poolel. Kas sa saad kopeerida salvestise, mis tõenäoliselt näitab tema nägu? Või selle juhtumi salvestise? Üldiselt. Või midagi, mida sa siit kätte saad? Olgu. Jah, mida iganes sul on. Alati seiklus. See oli just siin. Selle jaoks. Jah. Jaa. Ma tahan seda ühte. Igavat hetke pole kunagi. Aitäh, härra. Põhimõtteliselt tuli ta siia kraapekaart ostma. Ta on terve päeva siin olnud. Üks mu töötajatest ütles, et nägi teda alkoholipoest sisse ja välja minemas ning alkoholi ostmas. Nad kutsusid mind ette, sest ütlesid, et ta oli loterii järjekorras. Ta karjus ja röökis tüdrukute peale, et nad võtavad liiga kaua aega. Ma palusin tal rahuneda. Ta ütles, sa hakkasid põhimõtteliselt karjuma ja röökima. Ma tulin siia ette. Ütlesin talle, kuule, kui sa hakkad karjuma, röökima ja vanduma, siis pead poest lahkuma, mees. Jah. Ta tuli ettepoole, komistas kohale, hakkas oma päästearmee asju kokku pakkima. Ja ma ütlesin talle, et sa peab lahkuma. Sa ei jää siia, sa ei lõpeta oma vahetust ega tee seda, mida sa teed. Sa pead oma asjad kokku panema ja lahkuma. Ta voltis selle punase posti kokku. Ja ta üritas mind sellega just või porgata. Tüdruk, kes siin väljas oli, nägi kogu asja pealt. Ja
ma sain selle tema käest kätte ja siis ta jooksis minema. Nii, et see on ikka veel siin. Jah, mul on ikka veel see kauss ja kõik muu. Mul on ikka veel kogu tema rahakopp, mis paistab täiesti tühi olevat. Ta ilmselt ühendas selle ära. Ja, ta kasutab seda ilmselt joomiseks. 1,74. Kas seal sees oli midagi isiklikku, mis talle kuulus? Seal oli tühi Arizona joogipudar. Aga mitte midagi. Mitte midagi. Kas mingi Nii, et see olekski nii. Selle juhtumi number. Olgu. Ma tulen sinna ja võtan lindi. Politseinik kohtub poe juhatajatega, et vaadata turvakaamera salvestisi, mis näitavad kahtlusalust lotopiletite leti juures agressiivselt käitumas. Kahjuks toimus aga väljas aset leidnud konflikt just kaamera vaateväljast väljas. Kuid politseinik palub ohvril ja tunnistajal kirjutada seletuskirjad. Nii et okei. Jah, tundub, et ta on kohalik, nii et ma ilmselt leian ta täna õhtul üles. Mis kell te sulgete? 10, okei. Nii et ma esitan tõenäoliselt süüdistuse raskendatud kallaletungi eest. Kus tema asjad on? See oli kõik, mis ma tema käest kätte sain. Olgu? Ma ei avanud seda ega vaadanud seda veel läbi. Raha, ämber siin sees on koht, kus raha peaks olema. See asi on kerge. Ma ei tundnud selle lõhna ega midagi sellist. Aga see oli kõik, mida ma mäletan. Vaata. Peaks olema. Seal on see igas mõttes täielik sellest välja. Ta nägi neid temalt midagi raha tema taskust. Sa pead tegelikult... Nii et ta on seal väljas olnud terve päeva. Jah, ma just rääkisin temaga varem. Naine naabermajast ütles, et aga seal sees pole ju isiklik asju, eks? Ei. Mitte midagi, saan aru. Võib-olla tal on mingi isikukood või midagi sellist. Ta tuleb oma asjade järel tagasi. Ma tean seda. Ups, vabandust. Hei, tal on üks punkt. Siin on nimi. Hei, Steven. See on Steve. Hästi, kui sa ütled, et ta üritas sind torgata, siis millega ta seda tegi? Selle asjaga, millega ämber ripub? Jah, selle punasega. 3 jalg oli tal täis. Ta voltis selle kokku, suunas selle otse minu poole ja üritas selle mulle niimoodi lükata. Katmusalusena on tuvastatud Steven Pavlik. Kui seersant jõuab Publixi poodi, asetäitja annab talle teada, mis toimub ja et ta on üsna kindel, kus Stephenit leida. Hästi. Kuidas sul läheb? Jah. Härra, kas sellest on olemas video? Ma tean, kes on, ja ma lähen talle järele. Raskendatü kallale tung. Ja siis lahendan ma signaali. 3, mis siin juhtus, sest mul on osaline aeg. Nii, et ma olen natuke aega hõlatud. Ma ei kuulnud signaali 3. See signaal 3, see tuli päevavahetusest välja ja ma haarasin selle tulles, sest nad olid just lahkumas. Nii, et üks härrasmees siin töötab päästearmees. Ma tulin ettepoole, et osta. Palju piletid oleks tõenäoliselt saadud selle raha eest. Ja ta on terve õhtu seal alkoholipoes käinud ja kulutanud ka raha ja ämber on tühi. Nii et ta tuleb siia seda ostma. Teeb seeni, sest tal on nii märku antud. Nad kutsuvad juhataja välja niimoodi. Poisid tekitavad segadust. Ta võtab. On kasutatud ämbri hoidmiseks ja torkab teda sellega sturmav relv. Ja siis see läheb käima. Ma olin just siin, aga ma ei näinud teda. Ta elab Cannon tänaval. Nii et ta jättis oma asjade hulgas ja sellel on tema nime silt küljas. Järgnev tegevus näiteks natuke rohkem. Kas sa oled nendega varem tegelenud? Ei. Aga me oleme agentuuris sellega juba tegelenud. Kas ta oli päästearmee? Ei saanud midagi teha. Suand, Montana 28. Aga küsimus on, kuidas me seda tõestame? Kui ta just ei tunnista, et ta võttis raha rahast välja. Kastist. Eks me näe. Ta oli minu vastu väga kena, kui ma sisse astusin, sest ma kõndisin 1-3-ga. Siin töötab ka üks naine, kellel on samuti 1-3. Ütles mulle, häid jõule, head pühi, bla, bla, bla. Ja siis tuleb see kõne kohe pärast seda, kui ma lahkun. Nagu, kuule, tule minuga. Mul on sulle käerauad. 0-st 100-ni nii kiiresti. Ta oli nagu, ta ütles, et ta on kõik hästi olnud, ta on seal olnud juba tänupühadest saadik. Pole probleeme. Ma ütlen, hommikul ütlen talle tere, kui lahkun, ütlen head aega. Pole probleeme. Ja siis täna tulen ette ja nad karjuvad mu nime Vaiu Hääldis. Ja tema on ees ja karjub klientide peale. Sina, sa tüüp seda. Mind ei huvita, kas sa oled Publixi tegevjuht. Ma kavatsen... Ilmselt ta ähvardab inimesi, keda ta kunagi tundis ja kes siin töötasid, aga enam mitte. Nad töötavad endiselt Publixis, aga mitte selles asukohas. Ja ta töötab kindlasti päästeamees. No. Nad tõid nad kohale. Nii et ilmselt ta töötab alkoholitarnija juures. Ta töötas varem alkoholipoes. Silo, et ta läheb välja. Nii et ma läksin kõigepealt sinna. Ja juhataja ütles, jah, ma tean, Steve. Ta küsis, kas sul on mulle mõned pudelid? Ja Steve vastas, jah, ma olen tunni aja pärast kohal.
ta laseb mul õhtu lõpuks kinga saada. Õhtu lõpuks ka. Igats juhuks, kui te teate. kui ta just ei kavatse selle eest kauem vanglas istuda. Õige. Ma ei mõelnud selle peale. See võib nii olla. Kõik see on... Hoolitsin sellest. See nii on. Ei, mina ka. Siin on video, kus ta karjub nende peale kassas, aga tegelik. Hirmutav, et nalja teha. Ja jäädustada, sest kaamera suurenenud võimekus ei tee seda. Vaata, noormeest ülevalt alla. Jah, olgu. Kõik. Olgu siis. Kohe algusest peale. Tere, see on olnud tore. Mitu šerifi asetäitjad suunduvad kohaliku Haagis elamute parki, et otsida Stevenit. Näeme hiljem. Steven tuleb lõpuks välja, aga nüüd on ta nuga. Steven 503. 502, temperatuurikontroll. Ma taganen natuke. Kas ta on seal? 20, põleta. Noid! Ma hakkan advokaadiks, mees! Hei! Ole ettevaatlik, sul on nuga, ole ettevaatlik. Jah, ma näen teda. Steven? Steven? Astu tagasi. Steven, sina astu tagasi. Ja mitte kusagil mujal. Politsei. Ma tean, et see on selline koht. Aga mida kuradit sa siin teed? Kas sa oled Steven? Kas sa oled Steven? Võib olla. Okei, pööra ümber, pane käed selja taha. Sa ei vii mind siit välja. Pööra ümber, pane käed selja taha. Härra, öelge, miks te siin olete? Pane käed selja taha. Lõpeta ära, sa ajad selle ümber. Mida sa teed? Kui vana sa oled? Lõpeta vastupanu, muidu lastakse koeg su kallale. Sinu pere on sinust suurem. Ole ettevaatlik. Mida ma olen teinud? Olgu, Steve, lähme siit minema. Meelelahutus. Miks? Võtame rahulikult, mees. Ja me olimegi rahulikud. Mida sa siin teed? Sind arreteeritakse praegu. Miks? Raskendatud kallaletungi eest. Mida ma olen teinud? See on see, mida sa vaja on. Kanal 1 on 10.98, 10.33, 20.28. Hästi, lähme siis siit kaudu. Ei. Steven? Ei, see lõpeb halvasti. Jätka. Olgu, kui sa tahad, võid mind tee peal tappa, aga mu kaaslased võtavad. Sinuga kiiremini ette, kui sa jõuad. Öelda. Steven, boo. Kas sa oled valmis minuga rääkima sellest, mis täna juhtus või ei ole? Jaa. Olgu, kas oleksite meiega viisakas? Kui teie olete minuga viisakas. Viime teid oma autosse, eks ole, sest tulite välja noaga, eks. Härra Sadov? Ma ei teadnud, et sa end ei tutvustanud. Kuule, sa ei teinud seda. Meie tegime seda. Sa oled jälle. Sa ei tutvustanud end kunagi. Sa oleksid meiega viisakas. Ma olen viisakas. Mu meeskond juba tuleb viia. Olgu? Tead mis? Anna minna ja tapa mind. Viige mind sohu. Miks me peaksime sind tapma? Sest just seda motsiooni maakond teeb. Marsden. Ja ma olen suurem kui... Si. Sa olid minuga varem nii kena. On täna. Ma tulin Publixisse. Sa istusid seal. Sa ütlesid, et hea puhkust. Piimiles Ramadani, Stefan. Ma kutsun siia päästjad. Lasen sind kiiresti üle vaadata. Olgu, selle ajal loen ma sulle kiiresti su õigused ette, eks. Sul on õigus vaikida. Okei, mille eest mind arreteeritakse? Ma tean oma Miranda õigusi. Okei, mul on veel lugemist. Nagu ma seal ütlesin, sind arreteeritakse raskendatud kallaletungi eest. Okei. Kui ma selle ette loen, on sul võimalus minuga rääkida. Kas sa saad sellest aru? Ei, ma ei kavatse seda teha. Kui te mind arreteerite, tahan ma advokaati. Las ma siis korraldan endale kohtumise. Olgu, see sobib. Nii, et sa ei taha minuga rääkida. Võib-olla. Olgu, las ma loen selle sulle ette. Aga ära proovi mingi käsu täitja nagu kõik teised siin. Mis sõlemest? Ma teen seda türapea. Võib ja hakatakse sinu vastu kohtus kasutama. See nii ka on. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja lasta tal ülekuulamise ajal juures viibida. Kui sa ei saa endale advokaati lubada, siis miks sa tahad ülekuulamist? Ja ma ei saa. Sa võid igal ajal otsustada neid õigusi kasutada ja küsimustele mitte vastata. Kas sa saad sellest aru? Nüüd siis, ma olen sulle su õigused ette lugenud, eks? Kui sa keeldud küsimustele vastamast ja nõuad advokaati, siis ma ei saa sinuga enam rääkida. Kas saad aru? Ma tean, et see on politseiniku trikk, nii et anna aga tulla, jobu. Olgu, kas soovid minuga rääkida oma ja minu õigustest? Kas soovid rääkida sellest, mis täna Publixis juhtus? Ainult siis, kui see on võimalik. Teoreetiliselt, et te mind kinni ei võtaks. Ma ei saa seda öelda, sest ma pean kõigepealt sinuga rääkima, et teada saada sinu versiooni loost. Kas sa saad sellest aru? Osaliselt.
osaliselt. Olgu. Ma tõesti eelistaksin advokaati, aga kuna ma olen lahe ja teil pole midagi paremat teha, sest Martini maakonnas pole kuritegevust. Olgu. Et sa tead, ma sain C-hinde, ütles. Või Fruit Loop advokaat või? Juhtkond seal all ei salli mind. Olgu. Ja ma olen seal terve hooaja kellalööjana töötanud nagu sa. Tead, sa oled lahe. Sa oled kõige lahedam tüüp seal. Olgu. Nii, et räägi mulle, mis teie vahel juhtus ja juhataja vahel, kellega ma rääkima tulin. Ma muutusin ägedaks, sest loterii järjekorras oli üks jobu ja siis see tüüp. Ta on see juhataja on täielik friik. Nad ei tahtnud, nad ei salli mind nagu. Olgu. Minu joomispäevil, hei, mul on halb minevik. Sa juba tead mu räpast ajalugu. Ma tean küll. Ma uurisin selle enne siia tulekut välja. Sa tead? Aga nad panevad selle mulle pahaks. Olgu. Kas sa proovisid teda mingil hetkel lüüa? Ei. Ma võtsin statiivi üles ja täpselt samal ajal. See oli minust selle ohvitserini umbes sama kaugel kui sina. Asi on sellest. Statiivi ots. Ja ta juba teadis. Miina, ta ütles, et ma läksin talle järele. Ei, ma ei läinud, ma panin selle ära, ei. Olgu. Ma viisin selle esikusse sinna, kuhu ma selle igal õhtul panen. Olgu, tule nüüd. Tead, mul on oma. Kella lõia seal. Nii, et minu küsimus on, eks, kus sa asjad praegu on? Mis asjad? Neid asjad, mis tavaliselt kasutab päästar meie jaoks, nagu see ämber, see sama statiiv, millest sa räägid. See peaks olema otse eeskojas. Olgu, avalikus. Ta ei haaranud seda sinult, kui sa üritasid teda lüüa. Ma ei üritanud lüüa teda. See on tema versioon. Olgu. Võtsin statiivi üles, liikusin sellega ja see oli temast 5 jala kaugusel. Ja ta järsku on, ütles, kurat. Ta ütles kao siit kuradile. Nii, et ma lahkusin. Olgu. Ja mu rattal pole kummigi. Ma kõndisin 25 minutit, et koju jõuda. Ma saan aru, tead, seal poes on igal pool videovalve, ka poe sees. Mind see ei huvita. Nii, et minu see video. Versioon teab paika. Jah, minuga oli kõik korras. Feisti võib olla klienditeeninduses. Video on must-valge. Nagu sa ei saa, see on tõend, mis seal peal on, see seal on. Minu advokaadid vaatavad, kas sa suudad sellel mind ära tunda. Ära nüüd hakka. Tule nüüd. Ma ei teinud midagi. Ma räägin sulle nagu asi on. Kas sa tahad teada, kuidas ma sind ära tundsin? Noh, ma olen pikk. Sa tead küll. Ja jah, ma olen seal. Ei, see kraam, mis sul oli ja mille sees oli sinu nimesilt. Mees. Ja. Ja, uga! Nad kõik tunnevad. Hästi, nii ma sind tuvastan. Olen elanud siin 20 aastat. Ma tunnen kõiki publiksis. Olgu. Pooltele neist ma ei meelgi. Ja mind üllatus, et nad lasid mun seal kella lüüa. Olgu. Mul on oma joomisaegadest halb minevik. Ma üritan nüüd korralik olla. Miks ta siis peaks valetama? Meile öeldes, et sa üritasid teda sellega lüüa. See tüüp pole mind kunagi sallinud. Ta on üks neist publiksi juhatajatest, kes on tõelised jobud. Olgu. Hästi. Aga olgu, ei, ja mina. Ma ei hakka seda kõigile ütlema. Mõned neist on suurepärased, aga olgu, ma ei teinud seda. Olgu. Kui ma oleksin tahtnud, siis oleksin lai. Steven pendeldab õõvastavate ähvarduste ja väite vahel, et ta lihtsalt teeb nalja. Vabanda, mees. Kuule, peab ju olema mingi viis, kuidas seda lahendada. Nii, et ainult see loebki. Noh, ma pole kellelegi haiget teinud, kes ähvardab. Kus te helistate? No, seal $1000. Dollari loteeri, ka pileti võitja. Nii et me kirjutame selle üles, kui sisse lähed. Ei, muidugi sa ei tee seda. Sa lunastad selle välja. Liitu meiega täna õhtul. Olgu, ma olen valmis pissile minema. Ma ootan. Noh, kuna sa ei lase mul isegi oma hoovi tagaossa minna ja pissida, siis ma arvan, et sa saad aru. Olgu, ma olen sarkastiline. Noh, kui te pole seda siiani märganud, tulge nüüd, kutid. Peab ju olema midagi, mida me siin teha saame. Ma vajan Haiglerovi. Mul on äärmuslikud. Mul on väga tugevad südamepekslemised. Mul on insult. Jah, mind tuleb haiglasse viia. Muidu ma suren. Kuule, mul on tõsised südamepekslemised. Aga mis siis, kui ma olen tööl? Neil tekkisid tugevad südamepekslemised. Südamepekslemine käib. Okei, kas te tahate, et ta üle vaadataks? Tahate, et ta sellest eluga välja tuleks, kui te selle lõpetate? Pole probleemi. Üldse pole probleemi. Sa peaksid selgitama, mida sa teed, sest mu advokaadid teevad su maatasa. Ja ma mängin golfi. Föderaalkohtunikega. Ma ei arva, et see ei näe nii välja. Muidugi nad on. Need sead, need šerifid peksavad mind läbi. Ma olin nii rahulik kui võimalik.
Ise oli Nad teavad, et mul hakkab kergesti veri jooksma. Mind ähvardati. Sa ei tutvustanud ennast. Ma ei teadnud, kes sa oled. Golfikepp ja kööginuga. Pane see endale kuradi rindu. Kohe tegelen sinuga. Sa tahad seda? Ma lähen. Võta. Nii mind alla. Ma ütlesin sulle, et ma juba vabandasin. Ma ütlesin sulle, et ma olen sarkastiline. Kui sa ei suuda selles nalja näha. Ma olen. Luces Ricas on arme. Kindlasti. Need armetüübid on kindlasti särtsakad. Väga vürtsikad. Ma ütlesin sulle, et olen sarkastiline. Vabanda, mees. See on sinu tipphetk Marsi maakonnas. Ma tean seda. Ma elan seda läbi. Vend, sa tead, et see on Aucklandi maakond. Marsi maakond. Mars Lane. Seal puudub A-täht. Olgu, õigekirja meister. Ma lihtsalt ütlen, ma püüan sind aidata. Okei, vähemalt keegi sai aru. Ei, jah, tule nüüd, me proovime. Siin lõbutseda, ma pole kuradi maa midagi teinud. Välja arvatud see, et mind süüdistab mingi step. Sa oled sarkastiline, jah? Astu edasi ja ole sarkastiline. Astu edasi vasaku jalaga. Milline osa sinu vasakust jalast? Sa viskad mind sinna pea ees sisse. Esiteks, parun taga. Jaa, mine sisse, ma veritsen, seal sa oled. Minu sõber, minu kaasla on juba kohal, kes on sinu kaaslas. Suurem kui Marsi maakond. Marsi maakond, ma pean selle oma kaartidelt üles otsima. Härra, aitäh, härra. Stevenile esitati süüdistus raskendatud kallaletungis ja ametnikule vägivallata vastuhakkamises, vastavalt Martini maakonna kohtuandmetele. Ta ei vaidlustanud süüdistust ja talle määratakse karistus selle kuu lõpus. Meie järgmine juhtum viib meid North Miami Beachi IHOP-i, kus puhkes massiline kaklus. Väidetavalt 5-2 laua taga istuvate perede vaheline tüli rusikavõitluseni ja politseil oli kohale jõudes palju segadust lahendada. Sellest noorest daamist seal, mille ta salvestas ja ta jättis lihtsalt avalduse öeldes, et me ei ole politsei. Mikil oli õiglane, olgu pealegi, ma ei löönud kordagi. 2 neist. Ta haaras mu käest ja proovis ulatuda. Kas sa said tema andmed? Kas sa tahad? Sa anna mulle korraks oma jumis. Ära relvad või mis iganes. Ta kordas kogu aeg, et ta pole kunagi olnud. Hakkab tulistama. Lapsed ja mina oleme alaealised ja... Ma mõtlesin... Ring sai täis. Nii et jah, ma just tuli lõpetamisel. See pidi olema. Kas ma saaksin teie isikut tõendava dokumendida? Kas sa tahad, et ma läheksin infotankima? Nende kohta, mida sa tahad, mida sa vajad? Teen. Vaata, Bobi hoiab seda praegu vaatama. Ja ma ei jäta oma lapsi, sest ma ei rünnanud seda naist. Ja ma pole veel maksnud, aga... Ja see on väga... Ei, see on väga maksmine ja sellised asjad muretse selle pärast. Ei, aga see on väga lugupidamatu. Ja vastik, et sa ründad alaealisi, kui sul endal on alaealised. Kui vastik sa üldse olla saad? Mul on 7 last, sa pead teadma, kuidas ennast kontrollida. 100% oma lastega, jah? Isegi kui keegi oleks midagi tema laste kohta öelnud või mitte, mida keegi tegelikult ei öelnud, me rääkisime seal lõpetamisest, aga tema tuli väga vaenulikult peale ja ta jõllitas mind, kui me lahkusime. Neid on nii palju. Ma teadsin, et sellest saab probleem. Ma oleks pidanud selle kohe välja ütlema. Ta vaatas mind kogu aeg, kui ma lahkusin. Ja ma mõtlesin, miks ta vaatab. Ja ma mõtlesin, et parem ma ei ütle midagi. Mida ma kavatsesin teha, mida tema tegi. Aga ta tegi seda ilma põhjuseta, sest keegi ei rääkinud tema lapsega. Ja kui ta hoidis Kristiina juustest kinni, ütlesin talle kogu aeg, lõpetad on alaealine ja siis ta vaatab mulle otsa ja ma ütlen talle, kas sa palun ei võiks mu juukseid puutuda. Ta ütleb, sina oled probleem. Okei? Miks sa siis mind ründad? Kui mina olen probleem, miks sa mind ründad? Ja ma helistan homme meie laste pärast lastekaitsuste. Mind ei huvita. Ma ei tea, ma arvasin, et see ongi kõik, jah? Wow. Ta näeb, kui metsik see on. Selgub, et selle kähmluse keskmes olev teismeline on vaid 14-aastane. Teis laua taga istuv naine, kelle nimi on Precious Williams, väidab, et teismeline ja tema pere rääkisid halvasti Preciousi 4 lapsest. Pere eitas seda, öeldes politseile, et nad üritasid olukorda rahustada, kuid väitsid, et Precious ründas ootamatult teismelist ja haaras tal juustest. Vahistamisaruande kohaselt ütles teismeline politseinikele, et haaras samuti Preciousi juustest, aga ainult selleks, et panna teda teismelist löömast lõpetama. Siin on, mida Precious ütles. Ei. Üks oma õiguste mõistmisel. Nii ma seda sulle seletan. Või sa poleks tema küsimustele vastanud ilma advokaadi juuresolekuta. Okei. Kas sa saad mulle öelda, mis täna juhtus? Okei, kas sa saad siis mulle öelda, mis juhtus? Tal oli rätik, mu isa oli kohe seal.
minu abikaasal oli oma kupong, mille sa tead, kuidas neid saad. Tema kupong oli 67, minu pilet oli 51. Tasuta salat. Nii et ma oleks pidanud kõik endale võtma. Mu lapsed ütlesid, et see oli lõbus. Nii et ma ütlesin, tere, kuidas sul läheb või midagi sellist. Ja tema ütles, mis ta nüüd ütleski? Ma arvan, et ta ütles. Kes seda ütles? Kes seda ütles? Mu poeg osutas ühele neist. See oli mees. Ja ta ütles, jah, mina ütlesin seda. Ma ütlesin, et olgu või midagi sellist. Ma ütlesin oma pojale, et sa saad sellest teada. Nii et kõik tõusid püsti. Mu abikaasa seisis ikka veel siin. Nii et ta oli nagu, mis toimub? Ta oli nagu see seal või midagi sellist. Nii et kui ma üles tulin, ta lükkas mind. Ja ma lõin vastu. Ta lõi mind, ma lõin vastu. Ja siis kõik tõusid püsti ja hakkasid minu meest kaitsma. Nad olid juba mu paruka peast tõmmanud, seda rusikatega peksnud või mis iganes. Meil oli täielik kaos. Kui ma ringi vaatasin, oli mu poeg kohe seal. Ta sai selle, kes polnud koha peal. Ta sai selle, kuidas seda nimetataksegi. Ma arvan, et see oli kohv või siirup. Ja lõi mu poega sellega pähe. Nii et pärast seda, kui kõik see oli juhtunud. Sa hakkad kogu kambaga kaklema, lõpeta. Hakkad emaga kaklema, siis hakkad kaklema 2 teise tüdrukuga, üks tüdrukutest või kes iganes hakkab kaklema. Siis see algas. See kukke saia ja nii see ongi. Las ma küsin sult. Kui ma just ütlesin sulle, et kõik need kaamerad siin näitasid sind laudade juurde kõndimas ja sattusid sõnalisse vaidlusse. Ei, ma ei olnud. Ei, kuula. Sa ütlesid, et mõlemad osalesid sõnalises vaidluses. Ma ütlen sulle kohe praegu. Kui see oleks nii, siis need kaamerad näitasid, kuidas sa nende juurde läksid, algatasid tüli ja siis lõid või haarasid tüdruku juustest. Ei, ma ei teinud seda. Ma ei tea, ma ei teinud. Kuidas see sulle uudisena tulla saab, kui kaamera seda näiteks? Ei, see ei oleks minu jaoks uudis. Mida sa mõtled, et see ei oleks uudis? Kas see oleks sinu jaoks üllatav? Ei, ma ütlesin sulle, et ta tegi mulle nii ja ma lõin vastu. Jah, ta tegi nii ja siis ma hakkasinegi kaklema. Ja nad tõusid lauast üles ja kõndisid sinu juurde? Ei, ma just ütlesin sulle, et see oli mu poeg ja küsisin temalt, mis juhtus. Ja ma küsisin temalt, et see on minu poeg. Ta ei ole piisavalt vana, et midagi sellist teha. Nii et ma küsisin temalt ja siis see kõik algas. Ma arvan, et sa paned selle kõlama palju viisakamalt, kui see tegelikult oli. Me oleme videot näinud, heli kuulnud. Ma tean, mis juhtus ja sina oled peamine uurija. Nii et mina olen see, nii et tema lõi mind kõige vähe. Ma räägin ainult, et sina... Nii et ta ei löönud mind. Ei näinud, et ma tema kätt lükkasin või midagi. Nii et me kõik oleme sellised. See on kõik, mida me nägin. Vahistamisraportis öeldakse, et üks Precious'i lastest ütles talle, et keegi teisest lauast oli neid N-sõnaga nimetanud. Ta ütleb, et teismeline lükkas teda ja siis läkski kõik käest ära. Aga isegi kui ta lükkas, isegi kui sa lükkad, ta lükkas teda tagasi. Sa ei saa lihtsalt kellegi juurde minna ja hakata tema ees passima. Kas sa nägid seda näidet, mille ta tõi, andes selle summa? Aga sa ei saa tema juurde minna. Hakkad kellegi kohal hõljuma. Ja kui nad seda teevad, nad lükkavad ja lähevad... Ja kui sa tuled minu juurde niimoodi, siis saad ka näkulöögi. Sa saad aru, mida ma räägin? Nii et räägi täpselt lahti. Mis täpselt juhtus? Kui sa sinna läksid... Mis juhtus? Ma arvasin, et ma küsisin, mis juhtus. Ja ma nägin, mis juhtus. Ja mis siis edasi sai? Tema ütles, joo, kallis ja kõike seda või midagi sellist. See on väga hea. Olgu, mida sa sellega mõtled? Sa lahkusid. Me hakkasime tülitsema. Nii et sinuga on kõik korra. Selgite seda. Nii et ta kutsus sinu lapsi beebideks. Ja mis siis juhtus? Te hakkasite vaidema ja nii edasi ja tema ütles sina. Mul on üks laul, tead täpselt. Nii et ta ütles sulle, et mine. Ei, ta ütles, et sa pead minema, nii et ma tõmbun tagasi. Nii et ta ütles sulle, et mine. Ja pärast seda, kui ta ütles sulle, et mine, kas sa siis ei lähe? Ma ei teinud seda. Sest mu abikaasa ja kõik teised läksid kirikusse. Olgu, lähme. Meil polnud kedagi. Ja siis me hakkasime kaklema. Kuidas sa kaklema hakkasid? Ta tegi niimoodi. Ja mida sa siis tegid? Me hakkasime kaklema, seda ma räägingi. Kaklesime, jah. Kuidas te kaklesite? Me kaklesime umbes nii. Okei, ja mis siis juhtus? Tülitsesid ja lõpsid lapsi? Kas sa hammustasid? Andsid küünarnukiga ja hoidsid maas? Ei. Sõnad hammustamine, küünarnukiga löömine, küünarnukiga löömine ja jalaga löömine. Kui palju? Kas sa lõid teda või kust see alguse sai? Ma ei mäleta täpselt, nagu see lihtsalt juhtus. Ma ei tea. Jah, just nii ma tegingi, nagu... Ma mõtlen. Ja kus su lapsed selle ajal olid? See oli nii. Ei, tegelikult ma arvan, et nad ikka veel istusid seal. Nii et nad olid seal. Nad olid sinu ümber? Ma arvan küll. Olgu. Sa lihtsalt alustasid, sa lihtsalt hakkasid võitlema. Kas sa mõtlesid lastega õue minna või? Ei, kavatsenudki õue minna. Kas sa ei mõelnud lapsi olukorrast eemale viia? Ei. Nad tõesti jooksid välja, aga siis tulid nad tagasi, nagu tead küll, jooksid ringi. Okei. Ja see oligi ainus vahejuhtum, mis juhtus? Jah, aga see lihtsalt algas uuesti. Nii et pärast seda, kui teid eraldati, mis edasi juhtus? See jätkub. Võitlus jätkus. Kuidas see jätkus? Mida sa tegid? Kas sa läksid minema? Ei. Kas sa eemaldusid ja läksid välja? Ei, mida sa tegid? Jäin kaklema. Sa jäid võitlusse.
nii et pärast esimest kokkupõrget, kui nad teid lahutasid... Nad ei lahutanud meid. Kas te lõpetasite kaklemise või? Kas te jätkasite kogu selle aja astusite tagasi? Teie astusite tagasi? Siis nad hakkasid kallale tulema. Nii et pärast seda, kui te tagasi astusite, siis kaplus lõppes. Mis juhtus pärast seda, kui te tagasi astusite? Minu abikaasa ja kõik teised mehed. Nad hakkasid kaplema või hakkasid lahutama, kumb siis? Ma tegelikult ei näinud kogu asja, kõik see. See oli lihtsalt nii et rusikatega sinu abikaasa lahutas teid ja kõik läksid lahku. Kuidas te uuesti kaklema hakkasite? Sest nad tulid kallale, nad kaklesid. Ta lõi mind pähe ja muud sellist. Olgu, ja siis pärast seda, kui sa alustasid, su abikaasa sattus tülisse. Mida sa pärast seda tegid? Lükkasin. Ma proovisin teda lükata. Ta kakles. Sina proovisid tõmmata. Ja, me kaklesime. Ma ei mäleta täpselt, millal te kaklesite. Politseinikud kasutasid lõpuks restorani turvakaamerat, et tõde välja selgitada. Juhtumiraporti kohaselt nähti Precious'i teismelise kohal seismas ja temaga vaidlemas ja ta haaras tal juustest kinni, mida politsei nimetas provotseerimata agressiooniaktiks. Olgu, nüüd kuula. Praegu arreteeritakse sind alaealise kehalise väärkohtlemise eest, eks? Ja samuti lapse ohtu seadmine, eks? Sa pead raunema, et meil ei oleks põhjust tagasi tulla. Et ta ei läheks koos tema... Ole pahatahtlikus, sina alustasid esimest. Kas on korras? Ma ei tea, ilutulest üks midagi. Seal on videos, sa pead küll võidast, neil pole midagi selle vastu, nad seda uuesti vaatavad. Las ma toon selle, las ma võtan selle. Seda, las ma võtan selle. Ja kuula, kui... Ja kuula, mul on ema. Ma ütlen sulle kohe ära tee stseeni, kui me välja läheme. Sul lapsed on kohe seal. Aitäh, proua. Ma armastan oma lapsi. Ma ei hakka temaga kaklema ega midagi sellist. Olgu, ma lihtsalt palun, et... Palun ära tee stseeni, kui sa välja astud, sest see ei ole. Ei ole mitte. Väga hea. Püüame teha nii, et nad ei näeks sind parki minemas. Ma ei tea, nad on minu lapsed. Aga sa oled selle aja. See ei ole parim osa. Neil näha sind käärudades. Aga nad püsivad minu järele, mul on nendega suhe. Nad küsivad ja ei tea midagi. Ja ei tea midagi uriini kogunemiste kohta. Lihtsalt, ma ei taha seda neile teha. Olgu. Meil on kõik hästi, meil on kõik hästi. Kas on? Ta tahab minna teise järele. Kas sul oleks midagi selle vastu? Mul on. Ma sain ta kätte. Kas teil on relvi või narkootikume kaasas? Midagi, mis võiks mind torvata? Okei, ma katsun teid läbi, rahune. Kõik on korras. Kas sinuga on kõik korras? Üks hetk, proua, oodake korraks. Ei, mul läheb hästi. Kas sa pead end mu käe ümber nii kõvasti kinni panema? Proua, see juhtum on seksuaalne väärkohtlemine. Mul peab tegelikult keegi mu selja taga olema. Kas sa tahad minna? Ma pean muidugi kirjutusaluse tagasi viima. Noh, ma turvan sind. Kas sul on kingad? Aga ma arvan, et sellepärast ma proovisingi sinuga rääkida. Sinu jaoks. Aga sa tulid nii jõuliselt. Kuula, sa keed seda praegu. Räägi minust üle. Mul peab olema autoriteet ja kontroll. Kui ma ei saa, siis on see kaos. Kui ma ei saa seda kontrolli. Ei, ma saan aru. On siin 20 politseinikku, sest see oli kaos. Ei, ma ei saa aru. Me alustame videot, jah. Me teadsime ja nägime, et nad tulid teie juurde ja te ütlesite neile, et nad on lihtsalt lapsed. Me nägime videot. Sa nägid kõike. Kuula. Ettekandja teab, et proua, las ta räägib. Me nägime kõike. Sellepärast arreteeriti ja teie lähete koju. Aga ma üritan teie tütardele selgitada. Olukordi. Ta ei pea ise algatama. Ega suruma, ega. Ei, kui ta on ohver. Lihtsalt kõnni ära, tee mida iganes. Aga kui ta räägib tagaruumis... Jah, sellepärast ma sooviksingi. Proovisin öelda. Ma proovisin me nägime sind. Mees, räägime. Ma ütlesin, et tema on alajaline. Ema, sa tegid oma töö ära. Sa tegid oma töö ära. Paljusid asju saab vältida, kui sa lihtsalt istud taga ja lõõgastud. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Nii et kuule, sa tõenäoliselt tunned seda homme, sest talle löödi umbes 30 korda näkku. Nii, et ma proovisin kogu aeg sellele naisele öelda, proua, keegi ei öelnud midagi teie laste kohta. Kas te räägite tõsiselt? Ja ma jätkasin. Nii, et astuge samm tagasi. Sa tegid täpselt seda, mida ütlesid, et tegid. Aga, proua, palun, järgmise korras, kui oled teatud olukorras. See on lihtsalt sinu turvalisuse huvides. Ja, sest ta on suur naine. Kas teie saate aru, mis toimub? Sest tema on suur naine. Aga just seda mõtlengi. See on sellepärast, et ta oli seal, ta seisis laua peal, ta räppis, ta tegi mida iganes. Selline võrdne olukord süvendas olukordi. Olukord. Isegi kui oled ohver ja nemad lõid sind esimesena ning tulid sinu juurde. Aga palju asju, mida saad teha, et vältida teatud konflikti. Ja kui kellelgi oleks olnud relv, oleks olukord võinud palju hullemaks minna, sest see oli suur. Kõik olid. Kaklem. Üritasid inimesi pulbriga tabada. Ma ei hakka valetama. Ta oli paarist täiesti pöörane, nii et sa ei saa. Ta tuli sellest vigastusteta välja. Ta tuli sellest vigastusteta välja, õnneks. Me ei taha, et temaga midagi juhtuks, aga teatud olukordi saab vältida. Kas saad aru? Palun. Sa oled praegu ilmselt noor. Tõenäoliselt tahad sa võidelda, tahad teha mida iganes. Me ei saa kõigiga võidelda. Ei, me ei saa kõigiga võidelda.
ja kui me suudame teatud olukordi maha rahustada, siis me proovime seda teha. Mõnikord ei saa teatud olukordi vältida ja sa pead end kaitsma. Aga kui on olukordi, mida saad vältida ja millesse mitte sattuda, rahu. Seda ma proovisingi teha, see lihtsalt paisus ja see läks väga kiiresti kontrollijad välja. Sul on õigus, sa tegid kõik, mida ütlesid. Olgu. Sest kõik juhtus Precious'i 4 väikese lapse silme all. Talle esitati 4 süüdistust laste hooletusse jätmises ja 1 süüdistus lapse väärkohtlemises. Siiski, vastavalt kohtuandmetel prokuröriid otsustasid lapse väärkohtlemise süüdistust mitte edasi menetleda ja ülejäänud 4 hooletusse jätmise süüdistust tühistati samuti. Tänase osa lõpetame Palm Bay's, kus politseinikud seisid silmitsi ootamatu inimesega ühe restorani ees. Ja ta on lihtsalt riietatud erksatesse Ronald McDonaldi stiilis klouni riietesse. Klouni kostüümi nina ees lihtsalt niisama. Ja ma ei tea, kas ta viskab, proua Tšunatsi, jah. Tal on nagu iPad oma käes või midagi, ma ei tea, kus see tuli, aga ta on kuidagi täiesti sassis. Ja ma arvan, et tal võib olla mingi vaimse tervise episood, aga jah. Politseinikud leidsid mehe kiiresti üles, kelleks osutus Christopher Marlowe, kuigi ilmselt kasutab Christopher ka hüüdnime Wicked Jesus. Siin toimub palju asju. Alguses tundub, et asjad võivad jääda viisakaks, aga varsti saabub sündmuskohale rohkem politseinikke, et näha üht oma kolleegi kähmluses klouniga. Ära mine kuhugi, Chris. Sa ei tohi lahkuda. Jah, ma ei peatu. Kaua siit minema? Ei, sa ei tohi lahkuda. Sa oled nüüd arreteeritud. Pane oma asjad maha. Ma tean, et sa pidid tulema. Pane oma asjad maha. Kurat. Pane juurde, kurat. Mitte kuradi tema jala peale. Cal kurat. Maha. Lööbi pikali, tapa mind. Lööbi pikali. Said mind. Kurat, täiesti pihta sain. Keera nüüd ümber. Keera nüüd ümber. Keera nüüd ümber. Löö mind pikali. Tapa mind. Löö mind pikali. Sain kõvasti pihta. Keera nüüd ümber. Keera nüüd ümber. Keera nüüd ümber. Keera ümber, jumal. Anna mulle. Sinu teine käsi. Anna mulle oma teine käsi. Ai, sa pead ka mu biitsepsist tõmbama. Siit jääma. Ma tean, et sa röövid mut niikuinii. Kuramus, ohtan sind nagu võits tanki. Tõuse istukile. Tule nüüd. Lase mul pikali heita. Minu mõõk. Tõuse istukile. Liiga paks ka, loll. Jamad. Tahad näha mingit jama? Seda nimetatakse talendivõistluseks, loll. Mida mul vaja on, Tahad teist poolt teha? Jää. Siia, tõuse püsti. Olgu, tõuse nüüd püsti. Seekord sa sisse ei saa. Me veame su auto juurde. Loll poiss, hei. Olgu, lähme, jah. Jah, sepp, nüüd. Lihtsalt seisa seal, mitte mingil juhul. Seisa paigal, pööra ringi. Selle tüübi telefon ikka veel, terrorist, noh. Lähme, nimetame seda sissemurdmiseks. Loll. Vaatame. Kuule, see on kahtlusalune. Ütle, et oled pervert. Võtsu arreteerimine. Miks seda nimetatakse puhastuseks, eks? Et sul on? Istu. Vaata ülejäänud. Sa näed välja nagu kloun. Ma olen kloun, loll. Ma olen olnud kloun sellest ajast peale, kui olin baptist, kui üles kasvasin. Otse näkku. Kas Jukalo ja kloun on erinevad asjad? Hei. Ei ole. Tšugalod arenesid välja. Tšugalod loodi alguses klounide poolt. Nii et see on sama klounide kamp. Sul on ka klouni ärri ja nad lastega ei jama. Ma kasvatasin üles 2 ilusat tütart. Sa parem istu seal ja mõista, kuhu ma siin. Nii et ma lihtsalt tahan sind usaldada. Ven, mind ei huvita, kas sa teed nalja. Sa ei saa mind usaldada, usu mind, mitte kusagil. Ja me saame. Näed saavad lõpuks Christopheri vahi alla. Väidetavad plaanivad talle esitada süüdistuse loata sisenemises. Nii et põhimõtteliselt, mis puudutab vigastusi ja muud sellist, siis mina ei näinud midagi. Ma ei tea. Ma olen vigastatud. Mis laadi jõudu kasutate? Mis laadi jõudu kasutate? Lihtsalt eelda, et see oli mahavõtmine. Ma jõudsin sinna alles pärast seda. See on küsimus nii praegu kui ka edaspidi. Teiserid ei olnud. Lihtsalt mahavõtmine, sest Josh oli ka seotud. Jah, ma lihtsalt ei tea. Ja nad pidid ta sõna otses mõttes üles tõstma ja lohistama, sest ta ei tahtnud kündida. Vaatame siis, kas me teeme temast pilte. Ma arvan, et see oli see, mida Josh soovis. Photo. Jah, teda vormistatakse siin sisse. Kuidas kundil läheb? Üle kantud või peale? Kas ma saan pealikuga rääkida?
nii et siin on see, mis nüüd juhtuma hakkab. Kas on selge? Sa olid seal koos seersandiga, kes oli minu ülemus. Ta oli see mees valgete juustega. Eks ole? Kas seal oli veel üks mees? Jah, ei mitte see pikk mees. See teine pühem mees. See vanem mees. See vanem pühem tüüp valgete juustega. Tüüp siis? Ta on seersant. Jah. Nii et... Aga milleks Lind esitab politsei raporti? Nii et... Aga haista mind siis! Oota korraks. Nii et mis nüüd juhtuma hakkab ja ma tahan sinu täielikku koostööd, eks? Mis nüüd juhtuma hakkab on see, et ma võtan selle turvavöö ära. Me läheme vabatahtlikult sellest uksest sisse. Me jätkame sinu registreerimisega. Hästi. Pärast seda teeme sinust foto. Ja siis paneme siin kongi. Nii et kui me siin paneme... Ta välja. Oota. See on ajutine ruum. Sind viiakse mingil hetkel välja, me viime su vanglasse. Nii, no mille eest? See on sinu jaoks ajutine koht. Oota. Sa tahad kellegagi teisega rääkida, sest keegi teine peab tulema ja sinuga rääkima. Ma eelistaksin rääkida politsei ülemaga. See ei ole politsei ülem. See saab olema teine seersant, kes täidab leitnandi kohuseid. Kas sobib? Ajutine leitnant. Sa mõtled, et ta on põlts leitnant? Ei, ta lihtsalt asendab leitnanti, kes on täna puhkusel. Nii et ta on väga kogenud seersant, kes on siin kauem töötanud. Kas tal on? Kas sead? Ta on minu ülem, seersant. Vaata siia. Kas tal on psühholoogia kraad, et hakkama saada minusugustega? Ma eeldan küll. Tead, ma ei lepi oletustega. Kas sa tahad rääkida selle inimesega, kes siia tuleb ja sinuga räägib? Kas saaksid mind lihtsalt psühhiaatriasse viia? See töötaks palju paremini. Ma võiksin sinuga rääkida. Sa võid temalt selle kohta küsida. Hästi, see sobib. Sa tahad temaga rääkida? Jah, aga ma tahan kõigepealt sellest autost välja saada. Olgu, me viine su autost välja ja siis lähed kongi. Kui sa hakkad kohe jamama, siis ei lähe see hästi, sest siis sa ei räägi selle mehega ja me teeme seda nii, nagu me seda teeme, eks. Nii et ma vajan sinu täielikku koostööd. Seisa, vii mind vanglasse, vii mind mütsi ringi juurde. Seda ma sulle ei ütle. Vastus on ei. Miks? Sest jälle, sina räägid nendega, mina ei räägi. Ma ei istu siin ega vaile sinuga selle üle. Olgu, ma ütlen sulle, mis saab A-st-Z-ni. Ja ma ütlen sulle A-st-Z-ni. Lihtsalt too see rohkem iseendast välja. Usu perverdi. Ma üritan sind panna mind aitama. Palun. See on täiesti kindel. Ma lihtsalt hoian neid, et sa ei kukuks ja oma nägu ära ei lööks. Ma ei taha oma väikseid heaseid igastada. See võib juhtuda. Sa ei pea oma kätt minu jääproovi peal. Ma lihtsalt hoian sind, et sa ei kukuks ja oma nägu ära ei lööks. Noh, juhuks, kui sa kukud või komistad. Praegu on 2012. Ma hakkan. Tuun sulle. Tähed miis. Aastaks 2012. Ja nüüd mul on ees kiiver. Mida ma teen? Kas sinuga on kõik korras? Kas sul on siin midagi millest kinni hoida? Karjud! Ma ütlen sulle, sa pole mu taskuid tühjendanud. Ma peavad seda hiljem uuesti tegema. Mis sa pead kogu aeg küsima? Sama küsimus. Ei olnud seal koos teiega. Härra. Vabandust, mis nimi oli? Jesus? Hästi, sa vaatad siia. Tala Helista. Ei, tema nimi on Jeesus. Ära kutsu teda päris nimega. Sa ei kutsu teda enam päris nimega. Mis see oli? Hull Jeesus. Wicked Jesus! Wicked Jesus. Kas sa saad siia vaadata? Siin tuleb verevalgus. See on sinu jaoks kaamera. Hästi. Kas ma võin selle ära võtta? Ma pean selle pildi jaoks ära võtta. Ei. See tuleb sinult mingil hetkel niikuinii ära. Nii et kas nüüd või hiljem? Hiljem. Olgu. Lihtsalt tee sellega pilt. Ma teen kindlaks, mis see on. Ma tahan seda igal juhul Google'is näha. Olgu. Nii et see ei lähe Google'isse. Pealegi ma ütlen sulle, tšugalod on seal üsna hästi sees ja hoiavad end kursis oma TikToki, Facebooki, Instagrami ja kõigi teiste sotsiaalmeediatega. Ta nagunii istub seal ja jälgib mind. Ma olen üsna kindel, et olen oma Tšagalu sõbraga, kellega ma pidin hängima enne, kui te kõik sinna istuma jäite. Ja ma olen üsna kindel, et ma usaldan teda. Seda kinnisvara. Ja selle asemel, et selle kõige hullemat lurjust arreteerida, valevande andmine, mul on politsei raport. Ma ei tea, kas ta on kinnisvara haldaja või mitte. Ma ei tea. Valevande andmine, mul on politsei raport. See on loata sisenemine. Ja kuna ma ei suuda neile seda tõestada, ma ostan selle täna. Ma ei pea ütlema, et olen politseini. Mul pole võimalik seda teada. Aga ma kavatsen midagi lõigata. Ma tahan 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 midagi lõigata. Hästi. Nad peavad teadma. Ei. Olgu. Härra Korn, me lähme nüüd tagasi auto juudeks. Olgu. Kas saate seda käigust näidata? Absoluutselt, me lihtsalt ootame nurgas. Istu sirgelt, see on veel üks kena suur tuba, mille juurde kuulub vannituba. Siin. See on meetilk, sellel on plastik. Oota korraks. Oota, tõmbata tagasi välja, Marg. Oota, ma pean turvavöö välja tõmbama, et saaksin sind uuesti kinni panna. Ma ei pea ennast uuesti kinnitama. Noh, ma kinnitan su uuesti kinni, sest see on minu auto ja ma ei taha, et sinuga midagi halba juhtuks, eks? Midagi halba ei juhtu. Ma tean, aga... Tahan oma. Ma tahan oma on. Ma tahan jääda ühe arsti juurde. Ma saan aru. Neil ei ole arsti. Nad ei higista. Sina hakkad. Sina saad teha. Seda. Neil ei ole ühtegi vaimse tervise arsti. Päris vaimse tervise arsti. See on see Schender. Nüüd... Jätke uks lahti, palun. Teil on kurat. Vaata. Vaata, ma olen tagasi mees. Seal saab olema vett. Kas sind pritsiti?
jah, kas teil siin levi on? ei härra, kongis oli veemasin, aga te ei tahtnud sinna minna. Ma olen väsinud vee joomisest, see on lihtsalt kingituste jaoks. jah, sain aru. Kui see on kõik, siis ma hindan seda. Ma hindan Siinä, seda, Samarla. See koht? Ma lasen sulle akna alla. Ärkä üles, ärkä üles. Jeesus, jaa. Nii et mis nüüd toimub on see, et ma räägin sulle kõik lahti. Ma ütlen sulle kõik välja, et ei tekitse arusaamatusi, eks? Ei... Ma teen nalja. Ei, ma ei ütle, et sa oled. Ma lihtsalt tahan, et sa oled siin informeeritud. Ja sellepärast ma sulle räägingi. See inimene, kellest ma sulle rääkisin, tuled sinuga rääkima. Ta on praegu teed siia. Okei, nii et seni, kuni sa mu aknast ei karju, hoian ma selle praakil. Kui sa selle täiesti lahti teed, siis ma ei saa seda täiesti lahti teha. Sest ma ei saa rohkem saadaval. See ei lase mul laste turvalupudeks. Nii et? Põhimõtteliselt asi on praegu nii. Kui sa karjud, jätkad karjumist ja ma ei ütle, et sa palju karjud. Aken tõuseb uuesti üles. Hästi, sa võid minuga rääkida, ma kuulen sind. Kas sa räägid minuga? Kas sa räägid praegu minuga? Natuke läppi. Ma saan aru. Christopherile esitati süüdistus omavolilises sissetungis ja ametnikule vägivallaga vastupanu osutamises. Samal ajal, kui ta väidetavalt tegi arreteerimisfoto punase ninaga. See on see, mille saime politseilt. Kohtutoimikud näitavad, et Christopher tunnistati kohtuprotsessiks kõlbmatuks ja tal on selle aasta hilisemaks ajaks kavandatud vaimse tervise kohtuistung. Aitäh kõigile vaatamast! Selle Long Crime After Hoursi episoodi uuris, kirjutas ja tootis Savannah Williamson. Video monteerimise tegi Andrew Zuckerman. Mina olen Jesse Weber, kohtume järgmisel nädalal.